Täna siin ajalooliste Tallinna Raekoja võlvide all meestepäeval muide selgub üks teine tiitel ka, see on aasta suurpere isa 2025. Ja sellele tiitlile said siis kandideerida need isad, kelle kodus kasvab või on kasvanud kuni 4 last ja enam. Aga ma võin teile öelda, et siin on saalis täna ka selliseid isasid, kellel on kodus 9 last. Kellele tiitel läheb, selgub kohe. Valga asevallavanema Kaupo Kutsari ja tema abikaasa Moonika Haini peres on 9 last. Pesamuna sündis 2022. aastal ja nii on peres kasvamas ja juba suureks kasvanud 4 tüdrukut ja 5 poissi. Tiitel ise võttis aga aasta isa suisa nõutuks. Kirjeldamatu tunne selles mõttes ikka kuhu sattunud, et selles mõttes, et väga kirjeldamatu, hästi tore. No abikaasa Moonika kindlasti teab, mis selle taga võiks olla. Ei tea täpselt, oli väga suur üllatus, kui see kutse üldse tuli. Ja siis me vaatasime ja lugesime seda tükk aega, et kas ja kuhu meid on kutsutud ja mis sellega kaasneb. Esitaja oli tõenäoliselt kogukonnast. No teil on siin täna kõik lapsed ka kaasas, et teie olete üks vanimatest. Ei, mina ei ole vanim, ma olen nüüd 4. jah, ma olen 4. laps, aga kõige pikem jälle, et noh. Aga kõik pere on siin, kõige vanem, kõige noorem, pisikest, kõige väiksem, lapselaps on ka kaasas isale, et ei ole mingi probleemi, kogu pere on esindatud. No milline isa on teie isa Kaupo? Isa Kaupo, julge isa, kes julgustab lapsi asju tegema ja ütleb, et kui eksid, ei hullu, tule koju, proovime uuesti. No milline see teie perepäev näeb välja, et ma saan aru, et maas on siis nagu 100-jalgse jalanõud ja umbes nii, nagu täna näitas endine teadus- ja haridusminister, et kuidas tema elu käib 9 lapsega. No ütleme, et meil on praegu ikkagi küllaltki palju on täiskasvanud, kes saavad ise oma saapad jalga. Selles mõttes on juba lihtsam. Aga eks see sebimine on selline, see on kuidagi nagu, kui oma pere on kodus, neid on küll palju, aga see on kuidagi selline loomulik. No mida te ütleksite tänastele noortele meestele isaks saamise kohta just? No ikka julge peale hakkamine. On poolvõitu. On poolvõitu, just nimelt. Ja ei ole vaja karta, et ei ole vaja muretseda, et mis pisikene kroonu selga paneb. Küll iga asi omal ajal tuleb, et järjest tulevad asjad ja tegelikult asjad, vajadused tulevad järjest, aga tegelikult ei ole ju asjades õnne, et tegelikult on õnne, on selline toetamine, koosolemine ja turvatunne, et see on nagu oluline. Kuigi tänavuse aasta isa lugu on erakordselt inspireeriv, siis sarnaseid pühendunud perekonna tugisambaid on üle Eesti palju rohkem. Kokku esitati tänavu 18 isa kandidatuur, kelle panust ei mõõda ei tiitel ega auhind, vaid igapäevane hool ja kohalolu. Kahjuks on meil olnud see isade väärtustamine kuidagi nagu nii tahaplaanil ja minu arust on ülisuur asi, et seda vähemalt märgatakse ja aasta isa välja kuulutatakse ja isasid tunnustatakse. Kas selle läbi peaks kuidagi paranema või siis nagu võimsamalt rahvasse jõudma selline Eesti isa kuvand? Kindlasti, sest tegelikult ühiskonnas me väärtustame isa rolli liiga vähe. Isa on tegelikult laste elus ja nende arengus üliolulisel kohal, et me peame rohkem väärtustama tublisid isasid. Jah, tõesti, isadest meile eriti ei räägita ja neid kiputakse märkama ainult isadepäeval. Samuti pole kindlat kuvandit ega eeskuju, milline üks isa olema peaks. Lisaks tuleb välja, et tänapäeval on lausa julgus omaette olla isa. Praegusel ajal ei ole lihtne olla mees ja isa. Nii et need isasid esile tõsta praegu on õige moment, sellepärast, et meedias me ju eriti positiivseid signaale isaduse kohta ju ei saa. Kõik arvavad, et nemad teavad väga täpselt, kuidas ja mismoodi see isa peab välja nägema ja kuidas ta peab käituma. Ainult isad ise ei tea seda. Nii et ma arvan niimoodi, et ühiskonnale meelde tuletada, et isa on ikkagi väga tähtis terve ühiskonna jaoks.